OnePlus 6T ei ole enam ammu flagship killer. Mis asi ta siis õigupoolest on? See on 6T. Hiina päritolu nutikas, mille tootja tõi esimese seadme turule aastal 2013. Pea 6 aastat tagasi oli tõesti tegemist millegi erilisega. Lipulaevade võimekus aga 2–3 korda odavamalt. Samuti kujundati endast kui Androidi fänni kuulav ja austav firma. See oli kihvt, mida OnePlusi kogukond soovis, seega järgmisesse mudelisse jõudis. Tänaseks on saanud OnePlusist aga tavaline bränd, mille kättesaamiseks ei pea võimilema nimekirjadega ning ka hinna osas kartma ei pea. See on enam-vähem sama, mis teistel eelmine aasta välja tulnud premium nutifonidel hetkel. Hinnad lihtsalt langevad täna telefonidel väga kiiresti. OnePlus 6T ei ole ei lipulaev ega keskklassi seade. Kuidas ta siis täpselt konkurentsis püsib? Paberil nii mõneski asjas. 6T peidab enda sõrmel ja lugejat, mis on ekraani sees. Täpselt nagu oluliselt kallimal Huawei Mate 20 Pro'l. Protsessor on veel hetkel parim Snapdragon 845. RAM-i on seadmel ulmeliselt 8 giga. Tarkvaraliselt on Oxygen OS võrdlemisi puhtakoeline Android, tuues mõned ägedad lisad. Näiteks saab seadistada otsetee pea ükskõik millisele tegevusele. Siin näiteks kasutame taskulampi, mis tekib, kui joonistada ekraanile vee. Tundub, et OnePlusi tarkvara uuendused on võrdlemisi tublid. See on väga positiivne. Samamoodi on iPhone'ilt tuttavad viiped, et navigeerida siin olemas. Suurte ekraanide puhul on see suurepärane lahendus. Üldiselt on OnePlusi seadmed kiired, ei hangu ning suudavad tänu meeletule jõule ka päris kaua nii kesta. Kui kaua, seda meie kahjuks ei oska öelda. Kaamerate juures me pikalt ei peatu. Äpp on puhas ja lihtne ning Nightshoti võimekusest paneme ehk paar pilti Instagrami. Nii et paberil on tegemist okei seadmega. Juhul kui just sellises hinnaklassis telefoni endale kaalud, siis OnePlus on üks neist. Mis sina arvad? Jäta kommentaar alla. See on Galaxy S7 Edge, mida tutvustati meile 3 aastat tagasi. Ja kui seda 6T-ga võrrelda, siis on päris naljakas mõelda, et OnePlus jääb nii mõneski mulle olulises asjas alla. See on esimene, mis silma hakkab. Ma ütlen ausalt, OnePlusi notch on esimene, mis mind häirib. S7 Edge'i ekraan valgub külgedelt maha, andes endiselt väga futuristliku välimuse ja näeb kuidagi tänapäevasem välja kui OnePlusi oma. Ja järgmine asi on lihtsalt rumal. AMOLED küll, aga alati sees ekraan ei ole alati sees. Kellaaeg, meeldetuletused ja muu vajalik info ilma telefoni kätte võtmata on olnud minu silmis Androidi üks suurimaid eeliseid iOS-i ees juba aastaid. S7 Edge on kenasti IP68 reitinguga, nagu kõik lipulaevad ja neid tapvad seadmed juba aastaid. OnePlus aga väidab, et ka nende aparaat on veekindel. Aga kui midagi juhtub, siis tuleb telefon garantiist tagasi märgistusega vedeliku kahjustus ja garantii alla ei kuulu. See on järgmine täielik huumor minu arust. Juhul kui sa korra oled kasutanud juhtmõõva laadimist, siis sa ei lähe tagasi kiviaega. Juhul kui teha küsitlus, siis usun, et inimesed oleksid eelistanud tänapäevast laadimisvõimekust ekraanisisesele sõrmejälje lugerile. Ja viimane asi, klapiauk, millest mul isiklikult ei ole sooja ega külma. Samas tundub, et tõsipealised Droidi fännid aga kasutavad, naudivad ja fännavad. Seda näitab ka eelmise aasta esimeses pooles tehtud OnePlusi enda küsitlus. Just kui fännidele suunatud seade on tegelikult müüginumbritelt maailma number 5 tootja portfooliosse kuuluv bränd. Nii et see ei ole pisike startup, kes arendab oma kommuuniga mingit seadet. Kas OnePlus 6T on halb seade? Kindlasti mitte. Always on display. IP-reitingu ja juhtmõõva laadimise puudumine välistavad minu jaoks OnePlus 6T. Samas mõistan, et inimeste eelistused on erinevad. Kiire tarkvara, okei kaamera, hea näotuvastus ja füüsiline slaider heliseadete muutmiseks on kõik väga asjalikud. Loodan, et ka andunud fänn on tänaseks mõistma hakanud, et seadet tuleb valida isiklike eelistuste ja võimekuse, mitte brändi järgi. OnePlus 6T poole peaks vaatama täna inimene, kes on välistanud seadmed nagu Samsung S9 või S9 Plus, Huawei P20 Pro, Pixel 2 XL, oluliselt odavama Pocophone F1 või mõne Nokia. Jätame kõikide mainitud seadmete hinnavaatluse lingid alla kirjeldusse. Ära unusta vajutada subscribe nuppu, selle kõrval olevat kellukest. Anna meile ka näpp üles. Aitäh!